Kui tihti teie sularaha tagasi saades kuskil turul, poes vaatate, et kas see sularahakupüür päriselt on ka päris? Tuleb tunnistada, et ise väga ei kontrolli iga kord, kui ma mingisuguse sellise kupüüri kätte saan, aga selgub, et tegelikult oleks ikkagi mõistlik natukene pingsamalt seda kupüüri jälgida. Tihti ongi olukorrad, kus me ei pööra tähelepanu, millise rahatähe me tagasi saame, kas või näiteks vahetusrahana ja hiljem võib-olla kodus või kuskil teises kaupluses maksma hakates alles selgub, et tegemist on kas siis võltsimistunnustega rahatähega või siis tõesti suveniirrahaga üldse. Ja siinkohal kindlasti tasubki alati olla tähelepanelik. Keskmiselt avastatakse Eestis aastas 250–500 võltsingut. Euroalal tervikuna on Eesti siiski üks väikseim avastatud võltsingute arvuga riik. Neid siis avastatakse erinevates kohtades, aga kõige sagedasimini siis sularaha automaatides, mis siis tunnevad automaatselt selle ära, saadavad siis vastavasse sellesse kategooria sahtlisse ja sealt siis edasi jällegi sularahakeskus tuvastab need võltsingud ja saadetakse siis Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti politsei poolt siis edasiseks uurimiseks. Kust see raha tuli, kes selle liikvele lasi ning kuidas see pangaautomaati jõudis? Kogu selle uurimisega tegeleb politsei. 2024. aastal õnnestuski politseil Tallinnas kinni pidada 24-aastane mees. Tegemist oli siis meesterahvaga, kes soovis ka oma kodus nii-öelda trükkida võltsitud raha. Need olid väga halva kvaliteediga tegelikult need rahatähed, mida ta ringlusesse püüdis lasta ja mingil määral ka see ringlusesse jõudis. 2025. aasta statistikat vaadates selgub, et Eestis avastati mullu kokku 473 võltsitud Europanga tähte. Seda on 2,5 korda vähem kui aasta varem. Ligi kolmandik võltsitud rahatähtedest tuli Meelis Metuse sõnul eeldatavasti 2024. aastal kinni peetud mehetrükikojast. Aga mille järgi siis kindlaks teha, kas tegemist on ehtsa või vale rahaga? Kõige lihtsam on endale meelde jätta märksõnad katsuda, vaadata, kallutada. Esimene asi juba pangatähe katsumine ja see on see, millega juba tegelikult kogenud inimene ja ka tavaline inimene tegelikult saab kohe aru, et kui te võtate need oma kätte ja katsute nüüd ühte ja teist, siis tegelikult on tunda, et see paber on hoopis teistsuguse struktuuriga. Ta on siis libedam. Kui me räägime ehtsast pangatähest, siis see on tegelikult valmistatud puuvillast ja see annabki talle siis sellised erilised omadused. Lisaks on kasutatud siin ka siis sellist relieeftrükki, et teises eelarahadel nii paremal kui vasakul serval on sellised lühikesed reljeefsed jooned ja piisab sellest, kui sõrmega lihtsalt üle libistada ja tunnete kohe, et need on siin olemas. Ja kui me läheme nüüd edasi siis vaatamise juurde, siis pangatähte peaks vaatama enda ees vastu valgust ja siin on siis selline hele ala, kus te näete siis ehtsal pangatähel vesimärki. Kui te võtate ette siia selle võltsingu, siis antud juhul sellel ei ole üldse mingisugust vesimärki. Siin üleval osas on siis selline portreeaken. Läbi vaadates on näha kenasti printsessi kujutis siin. Ei ole vahet, kas vaatate esimene või tagumine külge ees. Võltsingu korral seda antud hetkel ei ole. Kui te võtate selle pangatähe enda ette ja kallutate, siis see number hakkab muutma tooni. Võltsingu korral on küll üks roheline number siin, aga mingisugust värvi muutust tegelikult ei toimu. Kõige levinumad on just 20 ja 50 euroste võltsingud, samas levib ka palju võltsmünte. Reeglina Eestis ei ole raha võltseid ja meil ei ole inimestel neid vahendeid, neid oskuseid, et selliseid rahatähti üldse proovidagi valmistada ja kui proovitakse, siis pigem on selline kodus tindiprinteriga ja see kvaliteet on niivõrd kehva, et tegelikult ei jõuta nende katsetega eriti kaugele. Et siiamaani küll praktika on pigem näidanud, et need tulevad kuskilt välisriikidest. Kuid see ei tähenda, et inimesed ei peaks olema valvel, alati tasub pangatähti katsuda, vaadata ja kallutada.